Tere päevast teile kõigile siin Kaio ja Consultingu lehel. Tulen jälle eksprompt siia laivi ja taaskord mitte üksi. Tere, Jaana! Tere! Tšau, tervitused sinna, kus sa oled. Me muidu elame täitsa ühes linnas Jaanaga, aga täna me oleme siin Zoomis, sest me oleme eri kohtades. Mul on nii hea meel, Jaana, et sa tulid siia minuga rääkima. Mul on hea meel, et sa kutsusid mind siia rääkima. Ja täiega vinge. Jaanat ma tegelikult tunnen päris kaua, kui ma kunagi töötasin Viljandi linnavalitsuses, siis käis seal üks väga särtsakas, särasilmne, positiivne neiu Jaana ja ma ei teagi, mis meil kõik kuskil kokkupuutepunktid on olnud, aga kui ma natuke rohkem kui aasta tagasi detsembris kuulutasin välja, et ma otsin enda meeskonda veel liikmeid juurde, et laieneda, siis Jaana oli üks nendest, kes ütles, et tahaks kuulda, mis sul pakkuda on. Mina vähemalt mäletan seda nii, arvatavasti see oli, kuigi me olime ennem seda juba ka kohtunud ja mina pildis sinuga rääkinud juba varem. Ja tegelikult oli juba ammu näha, et sa oled selline vaba hing, kunstihing, selline loomise hing, et tahaks midagi luua, loov hing, vaat seda sõna ma otsisin. Ja tegelikult vahel sa tundsid ka, et miskit ei lähe, oled tee peal endal ees, aga mis siis sai on see, et Jaana otsustas tulla õppima sedasama programmi Bob Proctori loodud Thinking into Results, tulemusliku mõtlemise programmi ja täna me siis jagame, mis siis on Jaanaga aasta jooksul toimunud, kui ta on teadlikud süsteemselt oma mõttemustreid muutnud, eelkõige oma paradigmat, oma uskumusi muutnud, kõvasti tegelikult seda mina pilti muutnud ja seda on hästi vinge kõrvalt olnud näha, aga ennem veel, kui ma annan Jaanale sõna ütlema, et Jaana oli siis ka mu tiimi liige aasta aega, et hästi toredad sellised kirjutused ja kirjutised ja sõnaseadmised, need tulid palju Jaana poolt ja mina, Jaana, ütlen sulle siiralt südamest aitäh, et see oli tegelikult teine tiimi liige ju peale Liinat, kes siis ühines minuga ja minul oli hästi suur samm, et üldse nüüd on koosolekul 3 inimest on ja ei ole ainult enam mina üksi või mina Liinaga, et ma olen sulle hästi tänulik selle eest, et see kasvatas ka mind hästi palju ja nüüdseks oled sa Oja Consultingust edasi liikunud, sest sul on omad asjad, mis sul on vaja teha ja see on ainult suur rõõm mul. Ja täna me olemegi siin selleks, et jagada seda lugu, sest kui kas või üks inimene sellest vestlusest saab inspiratsiooni, võib-olla ta on mõelnud, et tulla sellesse programmi, sest just sellel talvel on nii mõnedki programmiga ühinenud, kes aasta tagasi minuga vestlesid, et kindlasti saab Jaanaga nõu anda nendele, sest et sinuga oli ka nii, et me suure tõenäosusega kuskil kevadel rääkisime, siis detsembris sa tegid otsuse, et sa siis tuled, et räägi natukene nüüd endast, tutvusta ennast, kes sa oled, millega tegeled ja tegelikult me võiks isegi rääkida ennem sellest, mis oli siis aasta tagasi su elus ja siis me jõuame siia, millega sa praegu nagu tegeled. Ma ise korra viskan pilgu peale, kas me oleme õiges kohas laivis, et silmad lähevad korra alla ja kellel on küsimusi Jaanale või minule, siis oled oodatud kommenteerima. Täna ma siin seda programmi ei tutvusta, täna räägib Jaana, kuidas tema elu muutus tänu sellele ja kui me saame üldse teada, miks sa siis on ju siia tulid ja kellel on siis huvi selle vastu, siis võta minuga ühendust ja ma räägin sulle, mis programm see täpselt on. Nii, aga nüüd palju küsimusi tuli, räägi siis Jaana, miks sa siia tulid sellesse programmi, tutvusta natukene ennast, kas oli üldse õige tee, et sa oled loov inimene ja räägi natukene sellest. Rääkisid õigust, jah, selles suhtes tõesti rääkisid õigust, nüüd ma julgen ennast küll loominguliseks pidada juba. Aga tegelikult me rääkisime sinuga esimest korda sellest TIR-ist 2019 sügisel. See oli pärast festivali, kui me tegime folki sinuga koos. Pärast selle lõppu me käisime seal Pärnumaal sellel tänuüritusel ja siis minu arust tuli esimene kontakt ja teema sellest. Ja siis läks aasta. Aga tuli see 2020 aasta ja see minu jaoks oli selline aasta algus, ütleme nii, et oli tormiline. See paiskas mul ikkagi elu täiesti pea peale, väga nii isiklikus plaanis, tööalases plaanis, et eriti just see märtsikuu algus ja siis tuli kohe koroona ja kõik need ühiskond läks kinni ja see oli selline, et oli meie kõigi jaoks raske aeg, minule isiklikult veel päris mitmes võttes väga raske aeg. Ja ma kuni sügiseni siis talve alguseni põhimõtteliselt siplesin selles augus, mille ma endale sealt, ütleme, et elu ju viskab sulle erinevaid asju. Elu juhtub kogu aeg, selles mõttes praegu teed uudised lahti, sa näed, elu juhtub.
ma olin lasknud elul endaga juhtuda ja ma ei juhtinud seda, mis siis sealt edasi tuleb, kuidas mina käitun, vaid ma siplesin selles augus, mis elu mulle tekitanud oli. Kuni ma siis ma ei tea, kas see oli novembri lõpp või detsembri algus, kui ma Kai sinu postitust nägin sellel teemal, et sa otsid omale meeskonda laiendust. Ja siis ma tundsin, et see on mulle see märk, et Jana, nüüd võta jalad kõhu alt välja, sest kui sa nüüd ise seda asja käsile ei võta, ise endaga tegutsema ei hakka, oma elu muutma ei hakka, siis mitte midagi ei muutu, kui sa sipled järgmised veel 10 aastat selles samas augus, kus sa parasjagu oled. Ja siis me saime sinuga kokku ja rääkisime. Tollel hetkel ma olin töötuna arvel. Ma ei teadnud, mida ma teha tahan. Ma arvasin, et mul ei olegi mitte midagi teha ja ma ei olegi mitte millekski võimeline ja ükski tee ei ole minu tee ja seal oli veel umbes miljon musta mõtet mu peas. Ja siis, kui me sinuga kokku saime, siis sa ütlesid mulle, et Jana, ja väga äge on ju, aga et sa pead ise hakkama tööd tegema. See tähendab, et sa hakkad ise õppima ja ise tegutsema. Ja ma tollel hetkel ma olin teinud enda sees otsuse, et ükskõik, mis Kai mul teha käsib, sellele ma ütlen jaa. Kai ütleb, mina teen. Ma ei kahtle, ma ei kõhkle. Ma olin ju ka näinud kõrvalt, mida sa teed. Ja ma olin näinud, ma ju Liinat tean täpselt samamoodi juba päris pikka aega. Ma olin näinud, kuidas Liina on arenenud ja edasi läinud. Siis mõtlesin, et ükskõik, mis Kai mulle ütleb, ma teen. Sellepärast, et ma tunnen, et see on see viis, kuidas mina välja tulen praegu siit kohast. Ja ma ei eksinud. Detsembrist hakkasime siis sinuga koostööd tegema ja jaanuarist ma hakkasin tööpakkumisi ära ütlema. Selles mõttes tuli mulle nii palju asju peale, et ma järjest hakkasin loobuma mingitest asjadest juba ja mingitel asjadel ütlesin kohe ei, mis ei olnud minu asjad. Aga mis ma nüüd praegu tunnen, mis mul see 2020 peale selle, et mis füüsilises maailmas toimus ja täpselt see, et ma olin töötu ja mingid mõtted, mis oli veel, oli see, et ma olin ikkagi ise ennast ära kaotanud, ära unustanud, ära peitnud. Ma ei tundnudki ise ennast. Sellepärast, et minu minapilt oli loodud mingite väliste tegurite poolt, millel ma lasin ise ennast mõjutada. Ja kui ma nüüd julgen ennast loominguliseks inimeseks pidada, siis tollel hetkel ma väga ei julgenud. Sellepärast, et mul tundus, et ma olen kuidagi siuke, mis mina? Ma olen, tead, teen mingeid asju ja eks ma teen seda, mida teised ütlevad, et ma pean tegema või nagu siuke, et mul ei ole nagu oma mõtteid ja mul ei ole oma sellist midagi erilist nagu minu seest ei tule. Et sul oli rohkem sellist nagu sina pilti, et nagu öeldakse, Jana on ju aktiivne ja rõõmus ja tore, ma siis lasen selle pealt edasi, aga tegelikult vaadata nagu enda sisse korraks, et aga mis mina tegelikult teha tahan, ehk mis sina siis on ju tegelikult teha tahad. Olgu siia ka öeldud, et Jana on ka ema, et nagu teaksite natuke seda tausta, sest vahel ma kuulen seda, et mis lihtne mõnel naisel üksi seal elab, ta võib ju kõike teha, et sul ikkagi on laps ka, et selles mõttes on üks roll juures ja seda enam tegelikult, kui sa teda üksi kasvatad, on ju vaja vaadata, et millal sina oma asju teed, millal lapsega, kuidas raha ja kõik see toimetab, eks. Ja ma lisan siia, et Jana ütles nii lahedalt, et teen kõik, mis Kai ütleb, aga mis see siis tähendab, mina ei ütle talle, et seisa pea peal. Ei. Kai ütles mulle, et hakka ise ennast tundma õppima. Ehk siis, et näed, täna sa kuulad seda, kirjutad siia, loed siia, et mida ma siis aitan tegelikult ju teha on see, et sa hakkaks vastuseid saama enda seest kätte. Ja sul läks see asi päris suure hooga tegelikult käima, ma mäletan seda ja muidugi, mis vahepeal sinna tuli, miks see programm kestab tegelikult 7 kuud, on see, et ega see, mis programmi alguses meiega toimub, on meie mineviku mõtete otsuste ikkagi tulemus. Ehk siis, kui veebruar-märts olid, siis ei olnud niimoodi, et Jaanal nüüd on kõik elu paigas, ta on nüüd muutunud, on ju minapilt on paigas, sest et ikkagi kõik su elus toimus ja see, mis oli varem mingid otsused vastu võetud. Ja tegelikult sinu puhul on minu arvates eriti hästi näha, et see tugi, see, et me grupis teeme, et meil olid kõned pidevalt, et see on nagu see, mis on aidanud siis lõpuks sealt edasi on ju minna. Aga mis on see, miks sa nagu ikkagi sinna tahtsid tulla? Okei, paljud ütlevad, et ma olin ennast ära kaotanud, ma ei saa aru, mis ma tahan. Midagi sa ei teadsid, mis sa tahad, aga mis mina mäletan kõrvalt, ma nägin ka, et sul oli tegelikult sul on hästi vägevad ideed ja siis sul on nii palju neid ja siis sa ei tea täpselt, kus suunas on ju minna, mis on tegelikult, ma arvan, poolte klientidel, et mul on ju nii palju ideid, aga ei saa neid prioriteete paika panna. Kuidas sa seda tunned? Kas see on oled sa saanud seesmiselt nüüd rahulikumaks? Ega see ei tähenda, et ideed ju ära kaovad,
aga saad sa võtta nüüd seda fookust nagu hoida näiteks ühel asjal, kahel asjal, kuidas sa seda tunned? Ja ega ideid on võib-olla isegi natuke rohkem juurde tulnud. Selles mõttes, et ma olen ise avanenud ja selle tõttu on neid nagu juurde tulnud. Aga mis on tulnud sinna ideede juurde, või õigemini on ära kadunud see koht, kus ma ise endale ütlen, et ma ei saa neid asju teha. Mul oli alati must miljon põhjust, miks ma ei saanud mingit oma ideed ellu viies. Ma läksingi järgmise idee juurde. Ma seda ideed ei tee, sest see ei ole perfektne. Seda endas kõhklemist, kahtlemist oli hästi palju. Aga nüüd on juurde tulnud see enesekindlus ja mitte ainult enesekindlus, vaid ka kindlus sellesse, et kui sa hakkad tegutsema, siis see toimub. Ja see ei ole ainult mitte usk iseendas, et mina saan sellega hakkama, vaid see on usk sellesse, nagu selline üleüldine universaalne usk sellesse, et kui sa hakkad liikuma, siis sa saad edasi. See ei ole ainult, et minus kinni, et ma olengi äge inimene ja mina selle pärast suudan. Kõik inimesed suudavad. Kõik suudavad, kui nad liikuma hakkavad. Ja see usk on mul nagu sisse tulnud. Ja ma olen õppinud ära selle, et kui mulle ideed nüüd hästi palju tulevad, on ju, et siis ma suudan ikkagi fokusseerida. Ma võtan selle idee, mis mind kõige rohkem kõnetab. Kui ma panen oma 7 ideed lauale ja ütlen, et ma ühe saan 24 tunni jooksul ära teha, ma siis ju tean täpselt, millise ma sealt valin. Ja mitte need asjad siis 24 tunni jooksul juhtuvad, aga siis ma vähemalt võtan selle ja hakkan selle suunas liikuma. Et siis ma tean, et see kõnetab mind järelikult kõige rohkem ja ma hakkan sellega praegu tegutsema. Ja sellest ideest võib tulevikus tulla veel 7 idee või 8 idee või 9 idee ja need esimesed, mis seal laua peal olid, need jäävad kõrvale. Ja see on ka okei tegelikult. Aga lihtsalt see otsustamise ja liikumise koht on tulnud juurde. Ja see usaldus, et tegelikult saabki. Tahan minna Tallinnasse, siis ma lähengi Tallinnasse. Sellepärast, et ma ei pea poole tee peal hakkama Võru poole sõitma. Et ma tegelikult lähen Tallinnasse minna ja kui ma hakkan minema Tallinnasse, küll ma kohale jõuan. Et see otsustamise koht, et sa tunned, et varem sul oligi võib-olla seal sellest puudus, et aga mis mõttes ma teen otsus ära, äkki siis ma jään milleski muust ilma. Et see on tegelikult see fear of missing out, see enamus inimesi tegelikult juhib see, eriti praegu, kui kõik on ühe kliki kaugusel. Et aga ma ei saa ju siin otsust teha, äkki ma ikka pean teise otsuse või teise otsuse tegema, aga ennem ju ei lähegi midagi liikuma. See ei ole kõige parem otsus. Jah. Et see minul oli endal hästi tihti oli see, et see plaan ei ole veel nagu perfektne, see ei ole veel kõige parem. Kindlasti tuleb veel midagi paremat. Oota, ma pean natuke veel mõtlema. Ma igaks juhuks ei hakka liikuma sellepärast, et äkki ei olnud hea plaan. Et sellist kõhklemist ja kõhklemist oli enda sees hästi palju. See on ka see perfektsionism, eks, et ma pean enne. See ka, ja. Ja, et ma mäletan sinuga seda vestlust, et sinul tulid need kodulehed hästi kiiresti said tehtud ja mul oli kevadel, ma ei saa oma kodulehte tehtud, sest et äkki ikka pole piisavalt ja äkki ma ei oska seda midagi kirjutada ja siis me Jaanaga vahtsime üksteise otsa, et sinul oli mingi oma projektides see perfektsionism ja minul oli kodulehes. Ja siis me tegelikult väga palju saime üksteist sellega nagu aidata, et lihtsalt tee ära, et seda saab ju alati sealt on ju muuta. Et see on tegelikult päris oluline asi, et ma ei tea, kuidas siin kõrvalt kuulajal on ju tundub, aga enamus inimesi, kes mul tulevad see TIR-programmi, neil on, ei ma veel ei saa teha, ma pole valmiseks. Nagu, mis mõttes, sa ei saagi kunagi valmis, me ei saa mitte kunagi valmis, hakka lihtsalt on ju tegema. Ja sa ütlesid hästi mõnusalt selle lause, et enam sa ei näe asju, kuidas ei saa teha, vaid sa näed, mõtled nüüd, suunad oma mõtteid nii, et aga kuidas siis saab seda teha, eks? Ja mis sa tunned, et su sees nagu on kõige rohkem muutunud? Täpselt see mõtteviisi osa, siis see otsuse osa, aga millisena sina nüüd ennast nagu näed, et kui me võrdleme nüüd natukene, kõige parem on võrrelda ju sinu endaga on ju, et me ei hakka võrdlema, mul on tegelikult mitu Jaanat seal TIR-is, see on nii kihvt, et teine Jaana, kusjuures tuleb ka, jagab avalikult paari nädala pärast enda teekonda, et võrdleme siis sind sinuga, et mis oli aasta tagasi, kuidas sa ennast nägid, kuidas sa tundsid, mis nüüd on? See oligi täpselt see, mul oli see sina pilt ikkagi. Ja eks ta võib-olla on osaliselt on siiani. Selles mõttes, et ega see iseendaga tegelemine ei ole ju see, et mul sai nüüd TIR läbi, ma olen nüüd nagu, mul on kõik jube hästi ja ma olen valmis ja mul ei ole ühtegi muret enam. Ei, päris nii ei ole, aga ma olen enda leidnud üles selle loomingulisuse koha ja ma olen lubanud endal olla loominguline ja ma ütlen, et see, mis minu seest tuleb, see ongi äge. Need asjad, mis ma teen, ongi ägedad. Peale selle mina ise olen äge. Mul oli kohe, kui ma TIR-i tulin, mul oli tegelikult, kuna mul on kehakaaluga, ma ei saa öelda, et mure, aga ütleme nii, et ma olen ennast nagu võib-olla natukene
liiga hästi toitnud ja liiga vähe liigutanud seal juures. Et mul oli tegelikult üsna alguses oli see kirjas, et ma hakkan trenni tegema ja ma võtan alla. Ja nüüd see võttis ju meeletu aja, kui ma tegelikult seda tegema hakkasin. Et ma ei ole ennast kunagi aktiivseks inimeseks pidanud ja kui sa esialgu võib-olla mõtled, kellel on sama mure, on ju, et ma ei ole ju sportlik inimene, et kuidas ma saan. See on ainult sinu mõte, et sa ei ole sportlik inimene. Ja ka see, et ma käin trennis, ei tähenda, et mida tähendab üldse sportlik inimene? Ma käin praegu 3 korda nädalas trennis, ma ei pea ennast ikkagi selles mõttes nagu sportlikuks inimeseks või ma ei ole ju spordi inimene. Ma lihtsalt liigutan ennast. Sellepärast, et liigutada võivad ennast kõik, meil kõigil on keha ja seal liikumiseks on ta loodud, on ju. Et selline see iseendast ja arusaamine või kes see mina ise siis olen üldse, mis kast see on, kuhu ma mahun. Ütleme nii, et vanasti oli see kast, mul reaalselt oligi oma peas oli see kast, et mul olid mingid märksõnad, mille alla ma suutsin ennast panna. Täna ma tunnen, et ma olen ikkagi nagu väga palju laiem sellest kastist. Mul on ikka veel mingid märksõnad, millega ma ennast justkui saaksin kirjeldada teistele. Aga see ei tähenda seda, et ma ei saa olla kõiki teisi asju sealt kõrvalt, kui ma tahan. Minu kastis on kõik need sõnad olemas. Täiega vinge. Mis on, ennem kui me räägime sellest, millega sa nüüd tegelikult siis tegeled, et mis on see, mis sind kõige rohkem kõnetas nende õpingute jooksul? Meil on seal ju erinevad peatükid, minapilt ja suhtumine ja meie kõrgemad võimed meie sees, mida välja arendada, meie mõistus, kuidas töötab, kuidas seal alateadvuses on need mustrid või väärtuse võimendamine, mis me kasutame impression of increase siis inglise keeles, et mis sina tunned, et on selline asi, mis on, ma arvan, et seal on palju, mis on igapäeval sinuga jäänud, aga mis on just see, et näe, näiteks need 2 asja, need on nagu minu jaoks sellised võtmesõnad. No minapilt on siit mitu korda läbi käinud ja see kindlasti on üks minu lemmikteemasi, aga just see sinu mainitud väärtuse võimendamine on teine seal kõrval. Ma tekin kunagi Mindvallil on mingi tasuta kursus või mingi siuke, sisse loetud neil siuke saad läbida, kus ta siis aitab sul üles leida sinu kired või sinu selle teekonna. Ma ei suuda meenutada praegu, mis selle nimi oli. Aga sealt tehes, sealt tuli välja, et mulle on oluline areng, mulle on oluline see, et inimesed on olulised ja õppida leidma üles neid inglise keeles on see väljend silver linings. Need asjad, mis on elus head. Ja selle väärtuse loomise või väärtuse võimendamise juures ma ise olengi jõudnud sellesse kohta, et minu tee on hästi tugevalt see, et ma aitan inimestel üles leida selle, mis on hästi. Ja seda ma oma tegevuses nüüd ma teen. Ütleme nii, et see on see, mis mind selle läbi siis ma loodan, et inimesed arenevad ja et neil inimestel endal on lihtsalt hea. Et see on mulle oluline. See on see, mis paneb sinul ka silma särama, eks? Absoluutselt. See on, mis rõõm on hästi vinge tegelikult. Absoluutselt. Kui ma inimesel suudan tuju heaks teha, siis minu päev on korda läinud. Ja mis sa nüüd teed? Ma ikka näen sind pidevalt laive tegemas. See on üks lehekülg, mille nimi on, mis sul selle lehekülje nimi on? Jaanaga Viljandis on mu Facebooki leht. Ja mis ma teen, see on palju asju. Ma olen giid. Ma olen Viljandis giidina töötanud tegelikult hästi pikalt juba, aga eelmisest suvest hakkasin ma sellega tegelema natuke teadlikumalt, või eelmisest kevadest tegelikult. Natuke teadlikumalt, natuke sügavamalt ja ma mõtestasin oma tuurid selles mõttes läbi, et ma ei tee lihtsalt giidituuri. Minu tuuridel on, ma ajaloo fakte jagan ikkagi väga vähe, sellepärast, et ma pean tunnistama, ma ise aastaarve ja nimesest ei mäleta, aga ma jagan lugusi ja minu eesmärk on see, et inimene tuleb Viljandisse, ta tunneb ennast siin hästi. Tal on lõbus, ta läheb hea emotsiooniga mu tuurilt ära ja natuke targemana. Ta on mingid teadmised on ta saanud. Siis sinna kõrvale ma teen mingeid projekte. Ma olen seotud, me Viljandimaal tegime sõbrapäeva aeg, tegime romantika nädala lõpu kampaaniat, ma olin sellega seotud. Ja nüüd, mis edasi toob, vaatame. Kuna kas 100, räägi see 100 asjast ka. Jaa, ma eelmisel kevadel, siis kui ma hakkasin oma tuuridega natukene tugevamalt tegelema, ma pidin Puhka Eestisse panema üles oma tuuri. Selleks, et
me saaksime seda levitada sealt kaudu ja et Viljandimaa arenduskeskus saaks olema koostööpartner, siis ma pean neil süsteemis üleval olema. Ja mina, kes ma natukene niimoodi otsapidi olen turundusega seotud ja mulle väga meeldib ja mulle meeldib see tekste sulle kirjutades on ja mulle sõnade mäng ja kõik see on mulle väga sümpaatne. Ja siis mul oli vaja enda tuurile nime, mis lihtsalt ei ole giidituur, sellepärast et giidituur ei kõla seksikalt ja see, kui mina loen giidituur, siis me ei lähe sinna. Ja siis ma leidsin oma tuurile nime 100 põhjust Viljandisse armuda. Numbrid kõnetavad inimesi, üldiselt 100 on siuke ilus number ka. Ja kui ma tegin selle tuuri ära, hakkasin pärast seda siis kodulehte tegema, mida sa mainisid enne, see jube kiiresti tehtud tänu naabripoisile. Ja naabripoiss siis, kes mu kodulehte tegi, ütles, et Jaan, et kuule, paneme selle nimekirja kodulehele üles, et see on nagu jube vinge, kui ongi päris 100 põhjust on lehel üleval. Aga tuli siis mõte, et me ei pane mitte minu isiklikku nimekirja sinna ülesse, vaid me küsime inimestelt. Me küsime kõikilt inimestelt, olgu nad Viljandis, Viljandimaal, ükskõik Eestis või väljaspool Eestit, et mis nende põhjused on, miks nemad Viljandit armastavad. Ja ma tegin seda, jooksu pealt siis tegin kohe postituse ära lehele, jagasin igale poole ja siis see läks nii suureks, et ma tegelikult 100 põhjuse asemel sain kokku 600 midagi põhjust. Ja nüüd sügisel võttis ühendust minuga Ida-Virumaa turismikoordinaator, kes siis palus, et kas nad tohivad Ida-Virumaal ka seda teha. Ja ma ütlesin, et loomulikult tohivad, et saaks Ida-Virumaa koguma. Ja siis võttis EAS minuga ühendust ja palus, et kas äkki saame siis üle-eestiliseks teha, et kõik maakonnad koguvad kokku oma põhjused, miks inimesed seda maakonda või piirkonda armastavad. Ja siis tollel hetkel jutt jäi, et äkki siis ühel hetkel saab sellest kas näiteks raamat või mingi selline füüsiline vorm sellele asjale, kus on kirjas kõik need põhjused, miks Eestimaad armastada. Ja meie siis kogusime veel nüüd siin eelmise aasta lõpus veel ära kogu maakonna põhjused ka. Et inimesed üle siis Viljandi maakonna erinevate paikade kohta ütlesin, mis nad seda armastavad. Ja nüüd, kui meil see turismikampaania oli, siis linnaga koostöös me panime üles Vabaduse platsile näituse 100 põhjust Viljandisse armuda, kus tegelikult küll on ainult 22 põhjust väljas, aga need on siis koos Viljandi fotodega erinevate vaadetega on siis erinevad vahvad põhjused. Ma ei saab täna kindel olla, et see näitus praegu üleval on. See läks eelmise nädala lõpus remonti, kuna need plakatid kippusid lahti tulema. Ja siis meil Viljandis üks hästi tore noormees, kes selle tegi Zoom-reklaamist mulle, võttis need plakatid korraks tagasi ja parandab need ära, õmbleb läbi ja siis, aga kuna ma ei ole ise Viljandis, siis ma ei saa julge niimoodi öelda, et täna mine vaata, sest see on seal üleval, aga ta peaks ikkagi lähiajal taast üles saama ja jääb siis märtsi lõpuni. See põhjus, et sinna üles. Kõigi, kes Viljandist meid kuulab, võib see kommenteerida. Üks meile sõitsin Vabaduse platsilt mööda, aga võt autoga sõidad, siis ei pane sellist detaili tähele. Eile hommikul veel ei olnud üleval, seda ma tean. Siis ei ole teile õhtu ma ei ole Siimuga rääkinud ise, et ma olen maal peidus siis. Kuna selle vestluse nimi on meil edulugu, siis mis saab veel edukam lugu olla, kui sa mõtled mingi, et küsiks inimest, et mis on need 100 põhjust Viljandis, miks neile siin meeldib ja üle Eesti teised maakonnad tahavad ka seda teha. No, kui see ei ole edulugu, mis siis veel on, eks, et minu arust nii vägev. Ja kui ma toon seda enesearengut siia juurde, siis ma ütlen selle ka, et sellel neljapäeval ma teen Minapildis tasuta webinari, otsige info ülesse. Rohkem ma ei räägi, kõik juba teavad, kus seda infot on saada, siit samast lehelt leiate, aga see tegelikult ongi see Minapilt, ma tahan tuua näite, kui varem sa Elmo kirjutab, et üks poiss sehkendab nende plakatitega, järelikult, aitäh sulle Elmo, järelikult pannaks Elmo vaatas kontori aknast välja, nägi kohe. Ja nii, et saate nädalavahetusel on need ilusti seal üleval, kes Viljandisse tulevad mujalt, et kui varem sa tegid mingeid projekte asju, siis su Minapilt oli rohkem selline, et mis nüüd mina ja ma teen täpselt nii palju, kui umbes vaja või teen natuke rohkem, aga nagu meil on need karusselli peal olema, üles-alla käivad emotsioonid, siis nüüd, kui sa näed, et sa teed projekti, muidugi mina teen selle ja muidugi te võite võtta, ehk siis kui inimesed tulevad ja küsivad ja sina edasi arened, sa näed ennast, et sa oled seda väärt, ma arenen edasi siin, eks, et see on okei, jah, kui mitte mina, kes siis veel. Ja see ei ole see isekuse koht siin. Ma tuletan meelde, isekus on see, kui me sunnime ka teisi samu asju tegema. Aga
selline endast hoolimine, enda väärtusest arusaamine on see, kui sa teed selle järgi, et okei, see mulle väga meeldib ja sa ei lase nagu takistada, et sellel arvamusel, kes mina olen, et seda teen, sest ma pole varem teinud, sa ei lase sellel takistada, vaid sa lähed edasi. See tegelikult ongi see minapildi muutmine. Nüüd läks mul see seletamine kuidagi natuke pikaks, aga ehk saate aru, sa võid kuidagi lühemalt öelda. Ei, ma lihtsalt ei mõtlema seda, et kui sellele 2019 aasta lõpp, kui me sinuga esimest korda rääkisime, kui ma sellele Jaanale ütleksin, et Jaana, kuule, et sul on Viljandi Vabaduse platsil näitus üleval või Jaana, sul on ükskõik kus, kas või isegi kuskil nurga taga on näitus üleval, siis see Jaana ei usuks. Aga nagu Elmo ütleb, keegi noormees sehkendab seal, järelikult ta paneb selle üles tagasi ja inimesed näevad seda ja mul on tulnud tagasisidet selles mõttes, et inimesed appi kui lahedad põhjused, et nii tore, et vaata sellised, nüüd juba päike paistab, on ju, aga kui ta üles sai, oli ikka siuke natuke hall veel ja see ilm ja see kevad tundus nii kaugel, et nii tore, et need põhjused toovad rõõmu ja see on jäge, see on täpselt see, mida ma tahtnud olen. Ma tahan, et inimestel oleks tore, et nad näeksid, kui palju ilu ja ägedust meie ümber on, vaatamata kõigele. Selle pilve taga on päike ju tegelikult alati olemas. Alati ma võin keskenduda sellele, et tee peal on auk, on ju. Aga ma võin keskenduda sellele, et lind laulab. Minu valik. Ja, täiega hästi vinge. Minul kohe tuleb see, et mis on minu põhjus, miks mina Viljandisse kunagi armusin. Mina olen täiesti sisse rännanud siia nüüd, saab 14 aastat kohe kevadel, siis tegelikult oligi see, et siin on see järv, on need künkad, Lossimäed ja et see Paalajärv seal keset linna ja see hästi selline mõnus sõbralik linn, et me teeme Viljandile reklaami, et kes ei tahaks siia tulla. Iga kord, kui ma ütlen, et ma elan Viljandis on ja siis, et see on nii tore. Ja kusjuures on inimesi veel, kes ei ole ju Viljandis käinud. Vaata kui me meie tiimiga siin kokku saime novembris, siis me tegime ka väikese, kõndisime siin linnas ringi ja siis tuligi välja, et üks naine tegelikult ei olnudki Viljandis üldse käinud. Ehk siis, kes meid kuulab, võtke kätte oma sõprusringkond ja uurike välja, et kes Viljandis pole käinud, tulge siia, et päris lahe tegelikult. Minu arust sa teed nagu nii vinget asja. Ja... Selles mõttes, et mul käib ju Viljandi inimesi nii palju tuuril, kes ise on täiesti vaimustuses pärast seda. Sellepärast, et ma näitangi natuke seda teistmoodi Viljandit ja viljandlane ise, kui tihti viljandlane Lossimägedesse läheb või kui palju ta läheb kuskile pisikestele tänavatele, põhimõtteliselt kellegi hoovi peaaegu juba. Me läheme kõnnime oma tavalist trajektoori, me läheme poodi koju tööle, vahest lähme võib-olla Muugalasse ka või Aita, läheme Aita korraks või käime mõnes kohvikus, aga sellist linna vahel kondamist ja selle hetke võtmist sellele, et sa naudid seda hetke, seda me ikka teeme tegelikult. Seda ju teed oma linnas väga vähe ja. Me käime, nüüd jälle päike hakkab ennast näitama, ma teen päikesetõusu tuure ka. Me lähme, teeme tuuri hommikul väga vara siis vastavalt sellele, mis kell päike tõuseb. Et me päikesetõusu hetkeks oleme Lossimägedes. Viljandi Lossimäed on maailma kõige parem koht päikesetõusu vaatamiseks, täiesti veendunud selles. Ja siis meil on hommikusöök seal. Kui mitu viljandlast on käinud Lossimägedes hommikusööki söömas? Ei ole, mina ka ei ole. Andke märku. Ja andke märku, kes on ja tulge Viljandi inimesed ka muidugi võtke Jaanaga ühendust, sest see positiivsus, mis te sealt saate ja Jaana mõtteviis, see ongi täpselt see, meil oli muideks täna hommikul webinar on ja siis me rääkisime, kas meil on puudust loov mõtteviis või küllust loov mõtteviis ja nagu te tähele panete, me ei ole ühtegi sõna põhiliselt nagu rahast täna siin rääkinud, sest külluslik mõtteviis tähendab seda, et me näeme, kuidas saab asju teha, jah, seda saab teha, kui teed oma südame järgi ja minu arvates kõige vingem, mis ma sinu, Jaana, sinu puhul näen, ongi see, et sa oled õppinud iseennast kuulama ja minu arvates on see hästi oluline, sest enamus inimesi ei kuula iseennast, nad teevad asju, mida nad on harjunud tegema, mida nad arvavad, milles nad on head, aga nad ei julgegi öelda ei asjadele, mis tegelikult neile ei meeldi, nad teevad kas siis raha pärast ja ma mäletan, sa võtsid ka otsuse vastu, et sa ei võta raha pärast mingeid töid enam vastu, et ainult neid asju, mis päriselt sinu hinge helisema panevad, sinu silma särama panevad ja tegelikult miks meil kõigil need hetked tulevad ja miks ka sinul olid need hetked, et tahaks natuke rohkem, tahaks kiiremini, tahaks kõrgemale, tahaks kaugemale, tahaks midagi paremini, sest see on meie loomupärane olek, see on see olek, miks me siin maailmas oleme, et areneda, kogu aeg nagu kasv käib ja kui me seda ise pidurdame,
ja no aga ma ikka nüüd on mul kindel töökoht, ma nüüd siin töötan, on ju, siis me ei saa ju ise enda potentsiaali kasutada. Ehk see, kui kellelgi on need hetked, et tahaks nagu midagi teha, siis see ongi see õige hetk, seda tulebki ära kasutada. Selle najal tulebki asju teha, mitte, et see on emotsiooni hetk, see ongi see õige, see ongi see potentsiaal sinu sees, mis tahab välja tulla. Ja Jana on sellest hakanud nüüd aru saama, sest minul paneb see silma nii särama, sest mina tean, see materjal töötab 100%, sest see on niimoodi üles ehitatud. Isegi kui 100% kaasa ei tee, ega miks Jana õppis ka aasta aega seda, eks, et meil tulevad asjad vahele. Igast asju tuleb vahele ja see on nagu nii loomulik, et kui sellest teine Jana, kes jagama tuleb, temal läks ka aasta, sest temal olid mingid haigused ja asjad seal vahel. Aga et... No mina hakkasin kolima ju. Ja see oli ka ju täiega vinge. Sa ise rääkisid, et sa ei taha sellele mingi hetk elada või on vaja kolida ja siis mingi järgmine nädal Kai, kuule, ma nüüd pean kolima, et see niimoodi manifesteerisid asju. Ja siis tuli 1. mail kolisin. Nii et tuli natuke ette poole, aga ütleme nii, et järelikult oli ajastus õige, sest ma sain selle korteri, mis mulle väga meeldib praegu. Mul on väga tore uus kodu. Ja ma olen väga rahul oma eluga. Täiega vinge, et kes nüüd veel nagu mõtleb, et kui kaua veel ja mismoodi, siis mis soovitus sul on mõnele, kes tegelikult on inimesed minuga rääkinud, nad ootavad nagu seda otsust kuskilt, ma ei tea, kus kohast nad ootavad ise otsustada, mis sa neile oskaks öelda julgustuseks? See otsus ei tule kuskilt mujalt kui ainult sinu enda seest. Ja mina, kindlasti ongi need inimesed on nagu see, et mõtlevad selle pealt, kas see ikka töötab ja kas see minul töötab ja kas see ikka niimoodi saab. Ei see raamat ega Kai, sina ise ei ole võluvits. Sina ise saad muuta, aga mis on Kai oskus ja mis on selle programmi omadus on see, et ta aitab sul sinu enda seest üles leida need kohad, millega sa need asjad ära muudad. Seda ongi vaja. Selles mõttes, et seda raamatut Thinking in the Results materjali sa võid lugeda ise ka, on ju. Kindlasti kuskilt nagu internetist piraatusega, ma olen täiesti veendunud, et see liigub, aga mul on kahju nendest inimestest, kes selle sealt kaudu võtavad, sellepärast, et see ei tule niimoodi. Seda peab süsteemselt omandama, eks, et kui sinu uskumused on tekkinud. Meetodid, kuidas sa seda kasutad. See, et mul on laua peal on materjalid olemas, see ei tähenda, et sellest tuleb kook. Kui ma tegelikult ei oska kooki teha, ma võin retsepti lugeda 50 korda, aga kui ma ei tea tehnoloogiat, siis ma ei tea tehnoloogiat ja sellest ei tule mitte midagi. Selles mõttes on see juhendaja olemas, on hästi vajalik ja see materjal on võimas. Kui sa seda süsteemselt läbid, minu elu on ikkagi väga palju muutunud. Ikka väga palju on muutunud. Ja kõige rohkem on muutunud see mina siin sees. Ja see on vinge muutus. Nii paljud inimesed ei muutu. Inimesed muutuvad väga palju, kui nad ise tahavad muutuda ja ise ennast muudavad. Ja see on vägev. See on vägev. See meelerahu, mis tekib sellest, et sa oled sina ise ja teed neid asju, mis sul endal on vaja. See maksab nii palju. See on rohkem kui kulda väärt. Et tegelikult selle programmil justkui tegelikult ei ole hinda ja ma ootan huviga, mis veel sinu elus hakkab toimuma, sest kõigel asjal on ju see idanemisperiood. Et kui sa nüüd alles lõpetasid selle programmi, sa tegelikult tuled ju minapildi restarti ja sa jätkad kõike seda, sa ei lähegi kuskilt ära siit. Sa küll ei ole meie tiimis, aga sa oled asjas sees, sest sa lihtsalt näed, kuhu see siit viib. Ja see on hästi-hästi vinge, et see on aasta ja kui me näiteks teeme sinuga aasta pärast uuesti siin vestluse või 2 aasta pärast, siis on see jälle väga suur samm edasi. Et mul on nagu hästi hea meel sulle, Jana, nagu tõeliselt, et sa oled ehe näide sellest, et oota, mis ma tegelikult tahan ja julgeda nüüd seda, sest ega sa oled tegelikult ammu justkui teadnud, mida sa tegelikult tahad, aga me ju ei julge seda endale tunnistada, me ei julge neid samme astuda ja sa oled nagu selle enda seest üles leidnud, et hästi vinge, et Viljandi hoia alt, et lapsena tahtsin näitlejaks saada ja ma ei saanud kooli sisse ja siis ma matsin selle enda jooks maha, sest mulle tundnud, ega näitleja töö natuke on sarnane sellele giiditööle, mida ma teen. Ma ikka esinen inimeste ees, on ju. Ja kui ma ei saanud näitlejaks sisse, ma peitsin selle ära. Aga ma tegelikult lapsepõlvest teadsin, mis ma teha tahan. Ma tahan seista inimeste ees, ma tahan teha neil tuju heaks. Ja nüüd ma siis teen seda sama ja siis mõtlen, et vau, aga kuhu ma selle vahepeal panin? Miks ma arvasin, et ma tahan seista kuskil kardina vahel ja midagi nagu
korraldada. Kuskil tagant korraldada on ju. Sa ei ole ju vaata see inimene, kes on kuskil kulisside taga, et sa lähed ja oled. Ma muidu siin laivis teen. Ma olen nii edev. Nii vägev. Täpselt mina. Täiega vinge ja kõike see nagu kasutatakse sõna, võta see vastu, kes sa oled või tunnista endale, kes sa oled või mis iganes need väljendid on, aga lihtsalt, kui sa saad elada selle järgi, mis sina tahad ja see on ju põhiküsimus, mis Bob Proctor küsib, mida sa tahad, ütle mulle, mida sa tahad ja ma näitan sulle, kuidas seda saada ja Jaana puhul on see nii selgelt siin näha. Kusjuures mul tuli sinuga vestlusel meelde ka Ülle Puuga, äkki me rääkisime temaga siin mingi 1,5 aastat tagasi, et otsige siit üles hashtagi all tagasiside või siit lehelt kindlasti selle leiab üles, kus tema oli samamoodi see näituse avamine, et mis TIR-programm temaga tegi. Täiega vägev, Jaana, et mul on nii hea meel su üle ja kohtume Viljandis, ma lähen seda näitust nüüd kindlasti vaatama. Elmo ütleb sulle, kui poiss on ära lõpetanud, et siis saad rahulikult küll ta siis ütleb. Täiega. Ma lähen veel täna käin jääaugus, et mul on jälle väike vahe sisse tulnud. Et nüüd on juba kevad, enam vist ei olegi taliujumine, aga imelist 1. märtsit sulle, Jaana, ja aitäh, et sa tulid jagama. Ma on hästi-hästi hea meel ja kellel on küsimusi, kommenteeri siia alla, võite ka Jaana käest otse küsida, minu käest otse küsida, tulge Viljandisse tuurile. Et see ei ole lihtsalt giidituur, isegi kui sa Viljandis elad, sul tulevad külalised, ära istu lihtsalt seal kodus nende külalistega või mine teatrisse või kinno, mida kogu aeg teed on ju. Vaid tule, ole õues ja Jaana räägib sulle vägevaid lugusi Viljandist ja võib-olla sul on mingi lugu ka, siis saad Jaana teadmiste pagasid ka laiendada. Mulle väga meeldib, kui mulle jagatakse ja minu elu moto on see, et kui nalja ei saa, siis ma ei tule. Nii et olge valmis, kui tuurile tuletes saab nalja, sest muidu ma ei tule kohale lihtsalt. Aitäh sulle, Jaana. Sa oled nii vägev. Näeme siis mingi päev Viljandis. Aitäh kõigile kuulamast. Tšau. Tšau.